Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on kuninglik pill orel. Nii, alustame siis siin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ühe väga ilusa oreli juures saadet. Ja professor Andres Uibo, võib-olla esimene küsimus on teile sellest orelist siin, et siin on ka ilusad orelitiivad. Võib-olla alustame orelitiibadest ja siis jõuame oreli enda juurde ka. Mille poolest see orel on siin eriline ja mis on tema võimalused, aga alustame piltidest. Praegu on hästi õige aeg on hakata sellele orelile jällegi nagu suuremat tähelepanu pöörama, sellepärast et üsna pea siis järgmine aasta, 2026, saab selle oreli siin saalis olemisest 25 aastat ja ka nende ilusate orelitiibade valmimisest saab siis tänavu juba 25 aastat ja kui me mõtleme veel edasi, siis järgmine aasta just vaatasin, et ka nende tiibade maalingute autor Jüri Arrak järgmine aasta me tähistame siis tema 90. sünniaastapäeva. Nii et väga toredasti need numbrid lähevad kokku ja mulle on numbrid alati meeldinud ja kui see oli 1999, kui siis sai alla kirjutatud siin majas, me olime juba esimest aastat siin majas, sest enne me olime olnud Kivimäel, siis tehti, rektor Peep Lasman tegi mulle ettepaneku, et ma hakkaksin tegelema oreli saali pilli muretsemisega ja nii saigi see siin 99. aasta 31. oktoobril, mis on ka reformatsiooni aastapäev ja ühtesi ka professor Hugo Lepnurme, kes oli palju aastaid meil õppejõud, ka minu õpetaja, siis sai sel päeval alla kirjutatud leping, oreli ehitusleping ja oreli ehitajaks sai välja valitud Põhja-Saksamaal olev firma Martin der Haseborg on selle firma omanik ja oreli ehitaja, nii et temaga sai tehtud leping ja läks siis üsna pikalt veel, mis pikalt aeg läbi ruttu selles mõttes, aga 15. veebruar 2001, kui see pill saabus siis suurte veoautodega siia õue peale ja siis juba need kastid kõik selle rohke varandusega tulid siia üles. Aga need kaks tiiba, mis on Jüri Arraku poolt maalitud, need olid olemas juba siin Eestis ennem. Sest et teatavasti nii suure töö tegemine võtab ikka päris palju aega kunstnikul. See on siin võib-olla silmi haaragi kohe, aga ta on 1,50 m lai, 3 meetrit kõrge kokku, siin on pea 9 ruutmeetrit monumentaalmaali. Ja et seda kõike teostada, selleks pidid olema need orelitiivad juba varem valmis ja need saabusid Eestisse juba aasta varem, kui orel ise saabus. Nii et 2000 aasta alguses toodi need Tallinna ja viidi Jüri Arraku ateljeesse, kuhu nad siis nii-öelda nagu väga millimeetri pealt sisse mahtusid, sest et 6. korrusel on ikkagi see uks oli üsna madal ja ülesminek ka keeruline, kes on seal käinud Jüri Arraku ateljees siin Kino Kosmose vastas 6. korrusel ja seda enam, et üks tiib kaalub üle 200 kilo, kuna ta on puhtast tammepuidust, siis oli ikkagi see väga suur tegemine, et sinna see jõuga sinna üles viia ja treppi pöörangud kõik ja sinna nad said. Ja Jüri alustas siis tööd nende tiibadega ja esimene vaatamine, kui me läksime siit ühe akadeemia delegatsiooniga, läksime vaatama, see oli 2000. aasta lõpus läksime Jüri ateljeesse ja siis oli esimene niisugune ehmatus oli selles mõttes seal see, et meie akadeemia sisekujundaja, kes on tänaseks lahkunud, et Rahuldima Põrmule, oli väga negatiivselt meelestatud just piibli temaatika vastu ja kui ta nägi neid imelisi, minu meelest imelisi teoseid, need tulid seal ja siis ta hakkas värisema kohe
ja me mõtlesime, mis nüüd juhtus, aga ta ütles, et ta seda piiblit üldse ei kannata ja see temaatika on täiesti lubamatu ja need tiivad siia majja, mille peale tal oli õigus, kuna sisekujundaja on tõesti temast mööda minna ei saanud, et ütles, et ainult üle tema laiba tulevad need siia majja. Siis oli ikka see ehmatus oli meil päris suur, aga üsna pea saabus ju siia ka pill. See oli siis 2001, 15. veebruar, hakati üles panema ja meil ei olnud mitte mingit muud võimalust, kui need tiivad tulid siia ikkagi üles panna. Eks see oli suur lugu ja aga öeldi, et ajutiselt saab panna need, aga siis ühel hetkel peab need maha võtma, need ei saa siia jääda. Aga siin oli veel teine konks, et kuna nii suur lugu nagu Orel on ju kuulub riigi hanke alla. Ja see oli omamoodi keeruline lugu, et siis üks päev, kui Oreli ehitamine juba või aprillis 2001 siin käis ja siis tuli otsustada, mis edasi minna, kuidas edasi saab. Tulid siis siia Kunstnike Liidu inimesed, Jaan Elken oli ja teised ja lahendus oli selline, et ega meil muud võimalust ei ole, kui need tiivad, need Jüri Arraku poolt maalitud tiivad tuleb valge värviga katta, saad aru, tuleb katta ja siis kuulutatakse välja riigihange Kunstnike Liidu poolt, kes siis saab õiguse neid tiibu siis nagu maalida. See oli ikka ehmatus, oli ikka väga suur selles mõttes, et täiesti mõistetav. Siis ma küsisin igaks juhuks, et kui ma ise maksan need tiivad kinni, mul raha ei olnud ju nii palju, kes oli suur summa, et mis siis saab? Siis võiks ja mõelda selle peale ja lõimegi käed, et algne idee oli, et siin on tiivad käivad ka kinni, eks ole, teiselt poolt ka kahelt poolt Jüri Arrak maalib, aga ta oli jõudnud ühelt poolt maalida. Kui need siia tulid, siis ma tegin ettepaneku, et ma ise omast taskust finantseerin siis need 2 tiiba ja väljaspoolt teise poole siis kuulutame välja riigihanke ja siis leiame seal Kunstnike Liit, leiab kunstniku, kes selle töö teostab ja see mõte neile meeldis ja sobis aga siis tuli mul leida see rahaallikas, mis oli päris suur ja õnneks ma leidsin, et sõpru on ja Saksamaal üks hea sõber mul pani selle summa välja ja niimoodi on need siia, tänu Jumalale, need tiivad on nüüd säilinud ja nende väärtus on täna ikkagi väga palju kasvanud ja see on minu teada Jüri Arraku kõige suurem töö üleüldse. Seda väga vähesed teavad, aga ta on mõõtmetelt suurem, kui on Halliste altar on igal juhul. 2 tiiba kokku, peaaegu 9 ruutmeetrit, et väga vahva ja Jüri tehtud on maalitud, on ka seal üleval see jõulutäht, mis seal üleval näha on, ka see on Jüri poolt siis veel kujundatud ja joonistatud tema oma käega. Ja nüüd räägime siis Jüri Arraku tehtud tiibadest. Need 2 maali on väga ilusad ja võluvad. Alustame parempoolsest ja siis räägime ka vasakpoolsest, kus on ka linnavaated ja keegi istub ka kellegi kukil. Ja seda me väga palju Jüri minuga väga palju konsulteeris ja üleüldse, kui see protsess nagu toimus, et Jüri kes alati küsis, midagi tegi, aga mul oli umbmäärane niisugune ettekujutus, mida ta sinna teeb, et ma ei tahtnud sekkuda sellesse, et suhteliselt Jüril olid ikka väga vabad käed olid, välja arvatud see mõõdud ja need suurused, mis olid talle ette antud, aga minu meelest Jüri leidis väga hea lahenduse. Siin paremal pool on siis lugu, mis on ka õpilastele, kui nad tulevad, kooliõpilased tulevad siia, kes siin ühte lugu käivad, on tuttav vähemalt ühte meest ehk Kristust, nad seal peal tunnevad ja mõned tunnevad ka Rist ja Johannest, et siin on siis see stseen Jeesuse ristimine Jordanis. Ja üleval on, näete, rahutuvi on seal veel tuvi kenasti üleval ja minu meelest on see hästi eriline ja väga tore maal. Kui me räägime veel alumisest osast, siis siin all on, vaadake, hulga mehi, nad liiguvad, neil on liikumises kõik, liiguvad see pilli poole kõik
ja üks äärmine parempoolne mees kannab ühte püsti. See püst on väga tore, sellepärast see ka tuntakse, üldiselt tunnevad selle kõik ära. Enam-vägu kooliõpilased ka tunnevad ära, et see on Johann Sebastian Bachi püst. Vaat selline tore ja see on väga hästi ka Jürile õnnestunud. Ja üks neist meestest, Jüri tavatses ikka näidata ka või ennast kuskile ka sisse sokutada, kui seal rohkem mehi oli, või kuidagi moodi anda endaga märku, et see kuju siin pasunaga, see peaks olema Jüri Arrak ise. Et ta on ka ikka ennast jäädvustanud sinna ja mismoodi see teda eraldab ka mujal maalide peal, kus Jüri on ennast jäädvustanud, siis see müts on, teistel on müts, vaadake teistmoodi, aga Jüril müts on alati tagant kuklas, läheb kõrgemale. Nüüd, kui me läheme siia poole nüüd, vaatame seda vasakpoolset tiiba, siis seda suurt meest, kes siin pildi peal on, maali peal on, seda väga vähesed tunnevad ja selle kohta pakutakse igasuguseid variante. Kõige rohkem on pakutud Kalevipoega. No ega mingi mõte on, vähemalt ma saan aru, et nad on Kalevipojast nii palju teavad, et Kalevipoeg on ka läbi Peipsi läinud ja läbi vee, eks ole, miks mitte, et et võiks olla niimoodi, et see annab head tunnustust. Aga see tegelikult on Püha Kristoforus. Tänapäeval on ta nüüd viimasel ajal, ma ei tea, hiljuti võeti pühakute ametlikust nimekirjast ta välja, aga ta oli pühakute nimekirjas ja näete üleval seal tema pea pealt, ta kannab siis Jeesus last. Et on niisugune mees, kes siis aitab ja see Kristoforus. Ja ühel pool on siis, näete, on kujutatud väga vahvalt, ühel pool on üks linn ja teiselt pool teine linn ja ega siin meil ei ole palju vaja mõelda, üks pool on siis Ivangorod ja teine on siis Narva, ehk siis Narva või Jaani linn, et selle tunneb ikka nüüd päris hästi ära küll. Nüüd kõige suurem puent on veel Kristoforuse kohta nii palju, et kui me läheme Nigulistesse ja Nigulistes on just ka Kristoforuse kuju, ja see Kristoforuse kuju on väga armas helilooja Arvo Pärdile. Ta on alati öelnud, et see on seal üks kõige vahvamaid asju ja tema lemmikuid. Nii et see pole mitte ainukene Kristoforus, vaid meil on ka üks Kristoforus on Nigulistes. Nüüd üks väga vahva lugu on selle mehega. Siin on tema käes on üks mask. Niisugune mask on tal käes, kannab ühte maski ja ma olen ikka küsinud, et kes see on. Ja ega pakutakse ühte teist kolmandat, aga ega tegelikult kui ikka ei tea, mida kunstnik on mõelnud, ega siis ikka ei ütle ära küll. Ja tegelikult kunstnik ütles niimoodi, et see on 20. sajandi heliloojate koondportree või helilooja koondportree. Ühesõnaga teisel pool on Johann Sebastian Bach, kes on ääretult konkreetne, äratuntav. Siin on siis see 20. sajandi helilooja koondportree, kes võtab nagu selle terve sajandi kokku, aga ühtegi äratuntavat konkreetset niisugust joont ei ole. Nüüd siin on, jah, nagu me näeme, kannavad igasugused pilliosi, kellel on kannel käes, kellel on siis mandoliin ja oreliviled. Nii et see on kõik väga toredasti tehtud ja Jüri Arrak on ka siis jäädvustanud mõlemale poole, siis nagu kunstnikud ikka jäädvustavad sinna oma autogrammi sinna ja aastanumbri. Ja üks detail, mida veel Jüri Arrak on teinud, see on see jõulutäht, mis siin on oreli keskel. Võt see käib ringi, teeb niisugust, jõulude ajal on ilus panna seda mängima. See on ka siis Jüri Arraku poolt joonistatud. Siin orelil on tekst Laudate Deum in cordis et organo, mida see ladina keeles tähendab ja mis on selle orelile väga iseloomulik? Ega see tekst ei ole mitte ainult sellel orelil, et ega head ideed tuleb ikka kusagilt kõik võtta ja kõik on kahjuks juba ennem ära tehtud, nii et seda minu teada on päris mitmetel orelitel ja see, kus mina inspiratsiooni sain selle teksti jaoks, on üks Tšehhimaal asuv renessansi ajastu pill ja mulle just see lause väga meeldis ja siis see oli soov ka saada see kiri ka siia. No see on niisugune väga üldistav
üldistav sõnum siin peal, et laulge issandale kõikide keelte ja pillidega. See organo tähendab vannas kreeka keeles on ju tähendab tööriista ja nüüd see laiem mõiste, et ega kõik pillid ongi ju tegelikult tööriistad. Et üks puha, mis ta ei ole, kui inimene läheb välja, kutsutakse teda mängima, no mis ta kaasa võtab, mõni võtab kaasa, eks ole, võtab omale labida, teine võtab midagi muud, pillimängija võtab omale tööriista kaasa, milleks on instrument, aga no orelil on selles mõttes, et orelit kaasa ei võta ja ta on ka tööriist, nii et kiitke issandat kõikide võimalike vahenditega, oleks võib-olla kõik niisugune üksik niisugune kokkuvõttev, aga kui täpsemalt ole, siis laulge siis issandale kõikide keeltega ja pillidega. Niisugune pool. Orelist ka iseloomulik, mis on? Jah, orel on Põhja-Saksa tüüpi orel pill, see tähendab, et orel on üks kummaline instrument, kui klaveril ju rahvust ei ole. Viiulil ka rahvust ei ole, et seal on, et keegi võib-olla rahvusest, kes mängib pilli, et ütleme, mängib viiulit, mängib itaallane või mängib prantslane, siis orelite puhul on rahvus, orelil pillil on alati rahvus. Tähendab seda, et orel ehitatakse vastavalt sellele traditsioonile, et kuidas kõlab keel, kuidas on kohalikud olud, noh näiteks Itaalia pill on nagu itaalia keelgi hästi laulev ja pehme ja niisugune, kui me vaatame prantsuse orelit, siis prantsuse keel on niisugune natuke ja kõik käib, siis see ka orel on selline, nii et rääkimata Hispaaniast ja Saksamaal on jälle teised ja et orelil on rahvus, et kui tuleb, ütleme, võiks öelda, et kui organist ja orel kohtuvad, siis kohtub alati mitte ainult orel ja organist, vaid kohtuvad kaks eri rahvust. Ma läksin Itaaliasse, siis olen itaallasega ajan juttu, eks ole, sest see tööriist, mis minu käes on, see on itaallane, ma pean temaga arvestama, ma pean rääkima nii, nagu itaallased suhtlevad omavahel. Et see on väga huvitav ja väga niisugune väga rikastav, aga see orel on jah Põhja-Saksa vaimus ehitatud ja just mida Põhja-Saksamaal orelid eristas oli see, et orelid olid väga rikkalikult pedaal oli väga rikkalike registritega varustatud. Erinevalt Prantsusmaast või Hollandist või Itaaliast, kus pedaali registrit oli väga vähe ja pedaali eriti mängitud, siis Põhja-Saksamaal oli jalgadega mängimine oli hästi levinud ja seda tehti väga palju. Ja seetõttu olid ka registrid, oli palju vilesid. Nii, ja siis muidugi siin orelil on ka eripära on see, et selle pilli peal üleval korrus kõrgemal 5. korrusel on lõõtsaruum ja lõõtsaruumis on 3 kiillõõtsa, nii et seal on mootor ka, aga noh, vaadates täna, et jälle elekter läks kallimaks ja mõnel pool nagu Hispaanias, Portugalis üldse elekter läks ära, et siis meil ka põles on välistatud ja siis võiks mängimisi seisma jääda. Aga mingi niisugune minu jällegi üks soov oli väga suur soov, et orelil oleks ka võimalus, et nii nagu 200 aastat tagasi, kui elektrit ei olnud, et oleks võimalik nagu tuult anda ka siis inimjõul. Ja seal ongi üle 3 kiillõõtsa, mida siis, kui seda võib mängida seda orelit nii mootoriga kui ka inimjõul tallates. Ja see kõla on palju teistmoodi kui tallata. Et selline lugu, aga kes veel vaatab seda väljaspoolt, veel on siin üks huvitav lugu, on siin, kui panna oma käsi niimoodi sõrmed, siis näete, see on 5 vilet, eks ole, need on sõrme suhtelises pikkuses, nii keskmine vile on kõige pikemini nagu sõrmed on ja siin pool ka ja teisel pool on siis nagu vasak käsi, eks ole. Niisugune ka, nii et oreli juures on väga palju sümboolikat, niisugust erinevat sümboolikat ja noh, vilesid on siin pilli sees 1230, ehkki see eesreas on näha ainult 25, aga pilli sees on need väga palju veel peidus. 1205 on neid siin taha jääb ja tegemist on ääretult keerulise masinaga ja siin on paljud on öelnud, et orel on võib-olla üks inimeste poolt loodud võib-olla kõige keerukamaid masinaid üleüldse. Ja ajalugu on ju väga pikk, mingi 2500 aastat, eks ole.
ja selle aja jooksul on teinud tohutu areng on läbi teinud, aga midagi ürgne olek on jäänud ikkagi samaks, et siin ei ole olnud suurt muutust ei ole. Ja aga paljud asjad on muutunud, aga need on kõik, nagu öeldakse, et see vundament on nii tugev, et seda nagu ei saa lõhkuda ja lammutada ja vundament on vägev ja selle peale saab ehitada siis igasuguseid oreleid ja ega kahte ühtemoodi orelit maailmas ei ole ja samamoodi nagu ei ole olemas teist samasugust nagu meil on siin, ei ole ka teiste orelitel oma koopiaid. Nüüd me oleme pannud orelitiivad kokku ja meil on hoopis teine perspektiiv. Jah, see on ka väga tore, minu meelest on see hea, et selline lahendus lõpuks tuli. See idee, et teiselt poole kirjutada näiteks Põhja-Saksa barokkhelilooajate nimed, et see tuli minu poolt, aga kunstnik leidis siis lahenduse, et kuidas need kõik paigutada ja ma ei mäleta, milline galaktika see peaks olema või mingi tähesüsteem, aga selle järgi ta tegi ja siin need päris selles mõttes juhuslikult nagu paigutatud ei ole, et siin on oma kindel resiim ja resii on sees, et minu meelest on see väga tore ja see on sageli hea ka õppematerjal, et õpilastel, et mõned nimed on üsna võõrdeks, Bachi nime tuntakse ära ja Telemann ka ehk, aga juba siin Buxtehude ka, aga võib-olla Böhm ja Kneller ja Strunk ja suurepärased heliloojad, nende nimed on ka siin kõik olemas, aga need on need, keda siis organistid siin, oreli üliõpilased siin kogu aeg ikkagi mängivad, et kõikide nendega, kelle nimed siin on, nende muusika on selle pilli peal ka kõlanud. Mis sajandil ehitati esimesed orelid maailmas? No vot, see on küll nüüd hea küsimus, aga sellele küll vastust ei ole, et nagu ma ütlesin, et oreli ajalugu on väga pikk, 2500 ja igal suurel asjal on oma eelkäijad, et ega tänapäeva siis ka siis ükspuha, mis on auto ja niisugune 100 aastat tagasi, täna on kuskilt hakkas peale lihtsatest asjadest ja orelil on oma eelkäijad, näiteks Hiina, Tseng ja mingil määral võime ka võtta, et mingil määral võib-olla meie torupill on ka mingil määral võib võtta või flööt. Neid on kokku pandud, orel on tegelikult kokku pandud ju paljudest pillidest, see on kokku sulatutud, aga vanemad teadmised on siis jah, et kes tahab kõige vanemat pilli näha, see võib nende osi näha ainult ja see on siis Aquinumi muuseumis Budapestis, kus on välja kaevatud üks niisugune, kus need oreli detailid on näha. Nii et aga mis on täna maailmas kõige vanem säilinud ja mängukorras orel, see on siis Šveitsis Sioni linnas mäe otsas ja see pill on siis aastast 1300, ma võin eksida aastaga 73 vist midagi niimoodi. Et see on Sioni linnas ja seal on nagu pääsukese pesas on see orel toredasti ja see on ka, täna antakse seal veel kontserte ja see on mängukorras. Eesti orelite ajalugu läheb ka päris kaugele tagasi, et siin veel mõni aastakene ja siis võiks hakata rääkima juba ka, et nagu me täna vasta tähistame Eesti raamat 500, siis võiks tähistada aastal 2029 Eesti orelid 700 aastat. See tähendab seda, et see on esimene märkus, mis on kroonikas kirjas ja seal on kirjutatud selliselt, et aastal 1329 hävitasid leedulased rüüsterhetkel Liivimaale Helme ja Paistu kiriku toredad orelid. Selline lause on, et siin me räägime jällegi hävitamisest, aga millal need ehitati, seda me ei tea, see on kindlasti varem lugu, need olid juba siis olemas, kui olemas asja ei ole, siis hävitada ka ei saa. Nii et siin on veel 3-4 aastakest ja siis on juba Eesti orel 700. Ja nüüd me vestleme Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia oreliüliõpilase Niklas Lustichiga. Mina siis küsingi Niklas Lustichi käest, et kes on tema lemmik helilooja? Mein Lieblingskomponist ist Johann Sebastian Bach auf jeden Fall.
aus der deutschen Orgeltradition auf jeden Fall einer der wichtigsten Komponisten, unglaubliche Musik, und heute werden wir auch noch 2 Stücke von ihm hören.
Kas orelimäng on raske või kerge? Ich glaube ja, dass jedes Instrument auf eine Art und Weise ziemlich schwer ist zu spielen und gleichzeitig, wenn man wirklich mit viel Zeit und Ausdauer sich der Sache widmet, man es doch immer lernen kann. Und die Orgel hat wie jedes andere Instrument auch besondere Tücken. Ich glaube aber, dass das Schwierigste an der Orgel ist eigentlich nur, dass man jedes Mal ein neues Instrument bespielt und dadurch aber auch ein neues Instrument kennenlernen darf, was für uns immer eine große Freude ist. Dankeschön. Sehr gerne. jätkame siin Niguliste kirikus ja siin on ka üks huvitav orel, et teie teate selle oreli ehitusloost nii mõndagi. Olge hea, rääkige.
jah, Niguliste kirikus on tegemist praegu selle nõndanimetatud koorioreliga, sest et ta just siin nii-öelda koori peal Päitsnaki teadaolevalt on siin ajalooliselt enne ka olnud orel, aga kahjuks ei ole ühtegi mingisugust maali ega sellest pilti ei ole säilinud, aga on teada kindlasti ürikutes, et siin orel on olnud. Ja noh, professor Uibool on see idee olnud juba, teab, vist terve iseseisvuse aja, et siia võiks olla, aga orel võiks siin olla. No ja nii saigi tasapisi sinnamaale jõutud, et aastal 2006 sai Kultuurkapitalile kirjutatud projekt, et võiks teha siia ja projekti eelis oli see, võib-olla see Kultuurkapitalis vaadati ehk selle peale positiivselt ka, et tegija minu näol kui Eesti mees, sest et eestlased polnud nüüd sellel iseseisvuse ajal ja kaua aega üldse orelit ehitanud. Ja niimoodi see saigi, Kultuurkapital nõustus selle rahastamisega ja see asi läks käima. Muidugi oli see minul ka esimene niisugune suurem töö ja siit sai palju tuli õppida selle töö käigus ja eks siin oli oma tagasilööke ja oma edasiminekuid ja oli vastuseisu ja oli pooldajaid jälle aga orel on üldiselt nii, nagu me seal Muusikaakadeemiaski nägime, see orel on tegelikult ka niisugune snitti võetud Põhja-Saksa barokkorelist ja see on kuulsa meistri Arp Schnitkeri mõõtude järgi sisuliselt tehtud ja see tema kõla eripära ongi see oreliregistrite koosseis ehk dispositsioon on sellest lähtuvalt. Seega ta sobib just selle katedraali ruumi siia ja no mina leian, et see põhivõlu, milleks teda ka praegu on nüüd hindama hakatud eriti, on tema asukoht, sest see orel, see peaorel, mis seal pealöövis asub, see on akustiliselt natukene vales paigas. Vanasti ta seal ei olnud, ta oli tükk maad madalamal ja see on liiga kõrgel ja see orel on just niisuguses parajas kõrguses, nii et see orel on niisugune instrument, mis tahab just niisugust katedraali kõla, kus oleks väike kaja, noh isegi natuke, siin on ta natuke suuremgi ja see toob oreli kõla paremini esile, sest see ilus orel, mida te nüüd akadeemias kuulsite, see on niisuguses kuivas ruumis seal, aga see orel on nüüd natukene väiksem kui akadeemias oli, aga siin on jällegi see vaimustavalt suurepärane akustika, mis teda esile toob. Ja niimoodi see orel saigi teoks ja see töö kestis ikka hulga aastaid, nii et lõppeks 2011 sai ta enam-vähem valmis või noh, mitte enam-vähem, vaid siis oli ta ju päris valmis. Ja alguses ega teda palju ei mängitud, sest tema on natukene tehniliselt ja kõlaliselt natukene erinev Eesti pillidest. Siin on vanaaegne häälestussüsteem peal aga nüüd on rahvas sellega harjunud ja professor on ise sattunud ka vaimustusse ja viimasel ajal nad neid pool tunde siin mängivadki ja inimesed on hakanud kuulama, sest sellest suurest orelist seal kostab niisugust väga võimsat niisugust oreli heli, mida tavaline turist kangesti tahab kuulda, aga orelil on ka värvid ja niisugust peenemat kõla, mida just siin eriti saab esile tuua. Härra Ago Tint, te olete nii organist ehk siis orelimängija kui ka orelimeister. Kumb töö rohkem meeldib? No need käivad käsi käes, ei saagi niimoodi öelda, kumb ta meeldib, ega ma ei ole kontsertmängija, ma olen lihtne nii-öelda saksa keeles öeldes dorfkantor ehk külaköster ja olen ka koorijuht ja olen ka orkestrijuht ja ma ei ole kontsertmängija, aga ma leian, et ega orelimeister peab ikka ise mingil määral orelit mängida oskama, sest et muidu ei saa seda kõlaliselt pihta võib-olla kõigi asjadele. Nii, suur tänu. Võtke heaks, jah. Nüüd me kuulame ka mõned ilusad orelipalad 16.–17. sajandist. See on siis aeg, kui ilmusid esimesed eestikeelsed raamatud 16. sajandil ja 17. sajandil Rootsi ajal ilmus ka vastne testament, lõuna-eestikeelne piibel. Aga milliseid muusikapalasid me nüüd järgnevalt kuuleme? No see on nüüd niimoodi, et ma olen enda jaoks avastanud viimasel ajal Hispaania ja Portugali muusika.
ja see on nii uskumatult võimas, nii orelimuusika kui ka koorimuusika, mida siin me kahjuks nii väga vähe tunneme. Aga seal on isegi tegeletakse koori polüfoonias juba kromatismiga ja veelgi enam seal on heliloojad jagavad oktavi juba 39 osaks ja 36 osaks ja häälestavad selle vastavalt niimoodi. See on nihukene kosmos. Aga siin ma täna mängin siis kolme teost, et Toomas de Sancta Maria, kes on sündinud arvatavalt 1495–1500 ja ühe tema teose, ühe pala. Vaat Hispaanias on väga huvitav see, et neil on paar nimetust, kõik on palad, tientod või siis on bataljad ja ongi kõik, neil rohkem ei, aga nad panevad sinna veel juurde, et kas see on siis eraldi kätega või ühel manuaalil või teisel või. Ja siis on järgmisena on Pablo Bruna, kes oli Tarroca kiriku, ka Tarrocas Hispaanias katedraali organist, ta oli pime helilooja ja organist ja kolmas teos on siis ka Tiento, sest muid pealkirju ei ole, Tiento, kus Tiento de Sancto Spiritu, et selle autor on siis Antonio de Cabezón, kes oli Saragossa katedraali organist ja samamoodi pime. Nii et 2/3 heliloojatest on olnud pimedad ja aga see on üks huvitav fenomen, et ka Prantsusmaal on väga palju olnud pimedaid organist heliloojaid, just Prantsusmaa ja Hispaania. Ja viimane küsimus, professor Uibo. Me täna tutvusime kahe oreliga. Kui unikaalsed nad Eestis ja Euroopa kontekstis on? Akadeemia pill ta väga unikaalne ei ole, selles mõttes, et sääraseid, see on ühe pilli võetud barokkajastu, Põhja-Saksa barokkajastu eeskujuks üks instrument, aga ehitatud selles laadis, nii et tegelikult kõik pillid on originaalsed ja unikaalsed, aga ma loen eriti unikaalseks muidugi seda pilli siin Nigulistes juba selle tõttu, et see on Eesti enda orelimeistri ehitatud pill. Ja siin on kasutatud üsna huvitavaid ehitusvõtteid, nimelt vanasti sel ajal, millest me rääkisime nüüd praegu ja mängisime ja see raamatugi näitus on siin, tehti tinavilet, valati need tinaplekki, valati liiva peale. Pandi liiv ja liiva peale valati, siis hiljem on 1800 ja tänapäeval kõik valatakse linakanga peale. Ja nüüd on niimoodi, et maailmas on väga palju uuritud seda ja püütud seda uuesti liiva peale valada. Ja minu üks hea sõber, kes on Hollandis, on kogu Hollandi orelipargi niisugune järelvaataja või ta ütles, et temale allub 15 000 orelit. Tal on hästi tihe side just selle vana muusikaga, et on proovitud, aga kellegi üle õnnestunud ja siin äkki Eesti orelimeister, tal ei olegi mingit kogemust, ei ole, tuleb ja võtab selle kätte ja tal õnnestus. Nii et selles mõttes on see täiesti unikaalne.
mulle meeldis see tegelikult, et siin Hispaania ja Portugali muusikat kõlas ka, need on vähe tuntud, aga minu meelest, kuna nende katedade ilu on väga ilus, siis seda muusikat on meil ka tore tundma õppida, aga me seda tõesti tunneme vähe. Suur tänu. Jah. Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet Pillide kuningas Orel. Aitäh, et vaatasite meid.